Tere kõigile! Jaa, väga vahva. Tere, mina olen Kristiina Sandra Tallinna Keskkonna Kommunaalametist ja täna me siis oleme kogunenud kokku selleks, et arutada lehikutee läbimurde projekteerimistingimuste eelnõud. Tänane üritus toimub meil sellises hübriidses vormis. Ikka selleks, et tulevikus neid selliseid kaasamise ja koosloome protsesse parendada ja edendada, siis proovime erinevad lahendused läbi, mis siis kohalikele inimestele võiks kõige paremini sobida ka. On see kohal käimine, on see veebis arvamuse avaldamine, veebikoosolekud, avalikud arutelud. Loodetavasti siit saame aina edukamalt edasi liikuda. Täna ma vaatan, on meil väga mõnusalt jaotunud niimoodi enam-vähem pooleks, et meil on inimesi seal veebis, tere, ja on siin koha peal enam-vähem niimoodi võrdselt. Ja täpsustaksin siis selle ära, et tänast üritust me salvestame. See veebikohtumine pannakse siis homse ülehomse jooksul ka veebi ülesse tallinn.ee/lehiku ja sealt on siis järelvaadatav. Lehikutee läbimurde projekteerimistingimustele kogume ka tagasisidet veel kuni 14. märtsini. Ja võib-olla siinkohal täpsustaksin ära ka selle, et projekteerimistingimused on siis üldjuhul kohaliku omavalitsuse esitatavad nõuded ja piirangud konkreetsesse asukohta kavandatavale ehitisele ja või rajatisele. See peaks nüüd olema vist korrektselt sõnastatud. Ja see tähendab seda, et hetkel ei ole mingit lõplikku lahendust tehtud. Siin ongi nüüd see koht, kus me tahame kohalikelt inimestelt seda tagasisidet, et mis on kindlasti vaja arvesse võtta, kui seda projekteerima hakatakse, mis on olulised tähelepanekud, mis seal on olemas, mis seal on puudu, et siis juba projekteerimistingimuste andmise järgselt saab hakata seda niisugust esialgset mustandlahendust looma. Ja kui ma nüüd millegiga eksisin, siis mind loodetavasti parandab ekspert, kes täna meile neid projekteerimistingimusi tutvustab. Selleks on Merlin Laur ja ilma pikema jututa ma annangi Merlin sulle siis sõna üle ja võtan ise istet. Aitäh kõigile! Tere ka minu poolt! Loodan, et slaidid on kõigile nähtavad. Saan aru, et me oleme siis täna hübriidis, et koha peal on ka inimesi, et Kristiina Sandra kindlasti aitab mind siis küsimuste osas, et kui kellelgi on küsimusi, siis saab anda edasi küsimused. Aga kõigepealt siis tänasest esitlusest, et lehikutee läbimurdest. Lehikutee läbimurre siis, nagu te olete ka näinud ilmselt materjalidelt, soovitakse projekteerida siis ja välja ehitada lehikutee tänavalõik, ehk siis lehikutee lõigus Lauritee kuni Vahtrikutee. Ma ei tea, kas mu noolt on näha, kui ma liigutan. Ja teiseks siis Lauritee lõigus lehikutee kuni Vahtrikutee. Noolt ei ole näha. Ei ole noolt näha, jah? Okei. Ühesõnaga mõlemas lõigus Lauritee lõigus ja lehikutee lõigus, kus siis rajatakse kergliikluste tänavavalgust ja sademevee ärajuhtimise rajatised. Vastavalt ehitusseadustikule on siis projekteerimistingimused kohustuslikud ehitusloa kohustusliku tee ehitusprojekti koostamiseks, kui detailplaneeringuga ei ole tee asukoht määratud ja teatud selles kohas on tegelikult ka kehtiv detailplaneering, ehk et projekteerimistingimused antakse nendele kahele kinnistule, ehk siis T3 ja T4, lehikutee T3, T4, mis peaks siis olema kooskõlas ka kehtiva detailplaneeringuga. Kehtiv detailplaneering on siis selles nähtavas ulatuses. See detailplaneeringu osa ma ei saa kahjuks näidata, aga põhimõtteliselt selle punase punktiirjoonega, kui te näete,
on näidatud siis kehtiva detailplaneeringu ala ja see kehtib alates siis 19. aprill 2017 ja nendel kinnistutel ehk siis Lauri tee D7, Lehiku tee D1, D2 ja D6 tuleb siis aluseks võtta kehtiv detailplaneering. Sellel on siis praegu näha, et detailplaneeringu järgi on planeeritud sõidutee, kõnni- ja kergliikluste lahendus ja muu hulgas ka kõrghaljastuse lahendus juba nendel 4 kinnistul. Kui nüüd vaadata Pirita linnaosa üldplaneeringut, siis üldplaneeringu kohaselt on tegemist rekonstrueerimist või ehitamist vajava ristmikuga, kus tänavalõik kavandatakse avaliku kasutusega põhitänava asukohale, transpordimaa sihtotstarbega kinnistutele. Lehiku teele on siis planeeritud jalgrattatee ja ühistranspordi joonise kohaselt ka perspektiivne ühistranspordi liikumistee. Siin on siis maakasutusplaan, kus on näha siis haljas koridor koos liikumisteega ja tegelikult ka uuesti põhi- ja jaotustänavad, nii olemasolevad kui ka perspektiivsed, ehk siis Lehiku tee on siinkohal näidatud perspektiivsena. Mis on siis projekti eesmärk ja kuidas see läheb kokku linna eesmärkidega, et kui vaadata tegelikult seda praegust tänavalahendust, siis pigem võiks öelda, et eelisseisus on autoga liiklejad, kuivõrd ühistransport selles Lehiku tee lõigus puudub ja ka kergliiklejatel ei ole kõige mugavam ja turvalisem keskkond liikumiseks. Ehk et praeguse projekti lahenduse eesmärk ongi tervikliku tänavalahenduse väljaehitamine, osaliselt siis vastavalt kehtiva detailplaneeringule ja turvalise ja mugava keskkonna tagamine siis kõigile liiklejagruppidele. Samamoodi edendada säästlikku liikumist ja parendada ühistranspordi kättesaadavust, kuna Lehiku teed on ette nähtud siis ühistransport bussiliikluse näol ja rajatakse ka kergliiklustee. Ja täpsemad liikluskorraldused, need siis täpsustuvad projekteerimise käigus. Kui vaadata Tallinna arengustrateegiat, siis see panustab kodu, mis algab tänavast, sõbralik linnaruum, terve Tallinn ja roheline pööre strateegilistesse sihtidesse, luues siis tervikliku ja ligipääsetava linnaruumi, kus toimib heade ühendusvõimalustega ühistransport, on olemas jalakäija ja rattasõbralik liikumisruum ja mitmekesine haljastus. Projekteerimiste tingimuste menetlusest täpsemalt eelnõu on siis avalik alates 25. veebruarist kuni 14. märtsini ehk et pärast tänast avalikku tutvustust on veel võimalik esitada arvamusi ja vastuväiteid eelnõule. Praeguseks on juba päris mitmeid arvamusi ja vastuväiteid laekunud. Tänan teid kõiki, kes on esitanud. Me oleme osaliselt juba neile suutnud ka vastused leida ja need vastused kindlasti edastatakse teile enne siis projekteerimistingimuste väljaandmist. Kõik arvamused saavad vastused ja need arvamused ja vastuste tabel läheb siis projekteerimistingimuste lisana ja on projekteerimistingimuste osaks ehk et kui hakatakse projekteerima, siis ka sellega arvestatakse. Ja praeguseks ma annakski ülevaate põhilistest küsimustest, mis on nüüd seisuga 6. märts, ehk et need märkused või arvamused, mis on laekunud, siis põhilised, mis neist välja toodi. Esitati mitmeid mureküsimusi selle osas, et praegu on piirkonnas keeruline kitsas liigelda, tänav on tihti täispargitud ja liikumine pole turvaline ja ohutu. Ja öeldi ka, et võib-olla see autoliiklusele avamine võib põhjustada kihutamisi või muud sellisega liiklusega seonduvaid probleeme. Siis selle osas on Transpordiameti poolt nõue, et tuleb projekteerida liiklust rahustavaid meetmeid.
See täpne lahendus täpsustub projekteerimise käigus, küll aga arvestatakse siis praegusest olemasolevast olukorrast tulenevate kitsaskohtadega ja vajadustega ja nähakse ette selline ohutu ja mugav tänavalahendus. Transpordiameti meetmene on eelistusel suunamuute takistused, kuid teame ka, et kohaliku omavalitsuse ja kodanike soov on võib-olla näha ka künniseid, et kõik need meetmed siis analüüsitakse läbi ja millised on kõige paremad, need ka projekti jõuavad. On esitatud omakorda küsimusi rohealade vähenemise kohta ja PT-s on sellega seonduvalt nõue siis tagada terviklik tänavahaljastus ja kaasata ka projekteerimistöödesse maastikuarhitekt, kes siis seda tänavahaljastuse lahendust aitab luua. Üldplaneeringu järgi on siis lõigule ette nähtud haljaskoridor koos liikumisteega. Siinkohal võib-olla toon välja ka Lehiku tee 11, kus seesama põhimõte nagu välja toodi, et Lehiku tee 11 on suhteliselt lähedal projekteeritavale teele, et projekteerimise käigus analüüsitakse võimalusi, et kas või näiteks haljastuse näol leevendada seda lähedust, et näiteks tolmu levikut ära hoida. Veel on välja toodud, et praegu on selline vaikne tupiktänav ja kindlasti autoliiklusega müra suureneb. PT-s on omakorda nõue viia läbi mürauuring, mille käigus siis tuleb täpsustada vajadusel ehitusprojektiga rakendatavad müra leevendusmeetmed. Veel on esitatud mureküsimusi väljasõitude osas Lehiku tänavale. Need võimalikud väljasõidud siis täpsustuvad projekteerimise käigus, aga elamiseks kasutataval kinnisasjale peab olema tagatud siis vähemalt üks autoga kinnistule juurdepääsemise võimalus. Nii, siis omakorda toodi välja, et Lehiku teel, Andrekse tee ja Toomiku tee vahelisel lõigul puudub kõnnitee valgustus. Vajadus on arusaadav ja tervikliku lahenduse vaatest igati mõistlik ettepanek, aga see ala jääb projekteerimistingimuste aluseks olevatest katastriüksusest kaugele ja ala on ka eraomandis, ehk et vajalik on koostöö kinnistuomanikuga ja seetõttu oleme ettepaneku edastanud meie linnakeskkonna kavandamise osakonda, et see võtta plaani eraldiseisva projektina. Pirita linnaosa üldplaneeringu maakasutuse kohaselt on lõigul ette nähtud siis haljaskoridor koos liikumisteega ja teedejoonise kohaselt planeeritav jalgrattatee selle samale nimetatud lõigule. Kuidas siis edasi pärast tänast, et nagu ka eelnevalt öeldud, et siis kõik need arvamused kogutakse kokku, ka need, mis siis nüüd siin veel 3 päevaga esitatakse. Neile vastatakse, kogutakse tabelisse ja võimalusel ja vajadusel tehakse siis projekteerimistingimuste eelnõus ka vastavad täpsustused. Teavitame teid siis vastustest, mis oleme teie arvamusele andnud ja ka pärast seda siis saab see tabel siis projekteerimistingimuste lisaks. Ja edaspidi pärast projekteerimistingimusi on siis vastava tänavalahenduse osas võimalik kaasa rääkida, siis andes arvamust projekteerimise eskiislahendusele. Selle eskiislahenduse kohta tehakse samuti avalik tutvustus. Ja viimasena on siis võimalik veel ehitusloa taotluse menetluses olla kaasatud. Projekteerimistingimuste eelnõus on tegelikult ka tingimus või nõue kaasata siis kõik arvamuste avaldajad ka ehitusloa taotlusesse, nii et ehitusloa taotlusesse, kui olete arvamuse avaldanud, siis kaasatakse teid. Ja nagu öeldud, Tallinna linna kodulehe kaudu saab siis, siin on nüüd 11. märts on vale, 14. märts on õige, minu viga. Ehk et natuke on ikkagi aega, see kuupäev pole siin õige. Ja kui te soovite olla kaasatud ehitusloa taotlusesse,
ehk et ei ole näiteks arvamust avaldanud, aga te soovite olla ehitusloa taotlusesse kaasatud, siis saate seda teavitada kas otse mulle kirjutades või siis selle veebilehe tagasiside vormi kaudu. Nagu öeldud, kui te olete arvamuse avaldanud ja see on meil tabelis ilusti olemas, et siis teid kaasatakse ehitusloa menetlusse. Nii, ja see on nüüd minu poolt kõik, et kui teil on nüüd küsimusi, vastuväiteid, arvamusi, mõtteid, et siis... Aitäh, Merlin. Me teeme niimoodi, et kõik, kes soovivad siis midagi küsida või lauale ettepanekuna esitada, siis palume, et te tõstaksite käe. Et siis me saame teha seda nii siin kui veebis paralleelselt, et Lea on meil juba käe tõstnud ja anname talle võimaluse siis esitada oma küsimus Merlinile. Palun, Lea. Tere päevast, et olen siis Lea Nilsson ja olen tegelikult Pirita linnaosakogus linnamajandust komisjoni esimees. Me oleme seda lehikutööd ikka, ütleme nagu öeldakse, et 2017, nii seda me teamegi. Aga minu küsimus on see, et kui vaatate natuke ettepoole, te ei näe siin praegu lehik 9, tegelikult te näete hästi väheseid põhimõtteliselt. Nende kinnistu autod ju tegelikult täna pargivad lehikuteele. Kuidas te olete näinud, et kuhu pargivad täna need autod, mis on teemaale parkinud? Minu teada seda lahendust ei muudeta. Kaarel, kes on taotleja poolelt ka olemas, saad sa kinnitada, et seal lahendus, kuidas see võiks muutuda seal? Kas need parkimiskohad, kus praegu need autod pargivad, kas need on päris parkimiskohad selles mõttes? No ma ei tea, minge koha peale, siis näete, et tegelikult on need parkimiskohad tehtud maantee peale, et põhimõtteliselt on tee maale tehtud ja et ma arvan, et te teate, mida te tutvustate täna. Osad parkimiskohad on tõenäoliselt planeeritud vist parkimiskohtadena, kuid mõlemas tee ääres pargivad autod niiviisi, et seal on ainult ühe auto jagu läbimise ruumi. Ja minu teada on ka tegemist jätkuvalt eramaaga, nii et kas teil on selleks võimu, et seal seda korda muuta või ei ole? Küsimus on lihtne. Et minu teada on see 2035 on Andrekse T1 on tegelikult, kes see omanik siin on tegelikult eraomand ja et see on eraomandis, see maantee on teadavalt TTP vist ikka omanik veel või? Et see on nagu väga, mitte see, et me tahame kõik, et see bussiühendus seal oleks, et see väike lõik mitte, aga lihtsalt, et turvalisus, vaatame natuke laiemalt, et ühe asja me lahendame, aga tegelikult me peame lahendama terviklikult. Ma ütleks niimoodi, et projekteerimistingimuste aluseks on näidatud kinnistud, aga kui vaadatakse liikluslahendus, siis tehakse seda terviklikult, aga see nõuab ikkagi koostööd maaomanikuga, kui seal on vajalik muudatusi läbi viia. Arusaadav, aitäh. Anname Kadile võimaluse ja siis kuulaks siin kohapealseid inimesi ka korra. Kadi, palun, teie kord. Ja ma ei kuulnud seda, kuidas tegelikult nüüd selles piirkonnas, mis jääb siis Lehiku, Lauri, Sitska tee, tagatakse nii-öelda loomade jätkuv rohekoridor, sest selles piirkonnas elab tegelikult väga palju metsloomi. Tänu sellele pansjoni nii-öelda kasutamata maalale, tiigi peal elavad, pesitsevad seal pardid, kes väga tihti paterdavad, promeneerivad Lehiku teel. Ja samuti elavad seal jänesed, rebased, oravad ja siilid. Ja siilidel on isegi meie tänaval nii-öelda hoiatusmärk, et siilid käivad ja siilide liikumistrajektor ongi tegelikult siis nendelt haljasaladelt, mis jäävad siis sinna Lauri ja Lehiku tee äärde, kuni siis ütleme siia Sitska tee tupikusse. Et kuidas need loomad saavad nii-öelda kaitstud. Ja tegelikult minu teine probleem on see, et kas te olete mõelnud ka selle peale, kuidas see liiklustihedus tegelikult võib hakata mõjutama Merivälja kooli sõitvaid lapsi, sest see tee, mis tuleb nüüd siis Vahtriku, ka Sitska lõik sellest tupiku osast, Lauri tee, lapsed lähevad seda teed pidi kooli, lasteaeda nii Meriväljale kui ka siis Padrikusse.
ja kui seal hakkab mingi tihe autoliiklus peale, siis minul on küll nende laste pärast hirm ausalt öeldes. Ja vanurid, kes pensionist tulevad ja jalutavad oma rulaatoritega. Minu meelest see lahendus on ainult autojuhtidele kasulik. Kui me räägime rohelisest Tallinnast, siis minu meelest on meil ju võetud suund sellele, et jumala eest palju rohelust ja palju jalgsi käimist ja kõike muud. Tegelikult on juurdepääsud igale poole ju tagatud. Bussipeatustesse, kauplustesse, milleks on vaja seda läbimurret teha? Lihtsalt sellepärast, et kellelgi oleks võimalus jälle mingeid kiiruskatseid seal tegema hakata. Aitäh! Ma vastan siis, alustan tagantpoolt, et kiiruskatsetest, et nagu sai ka öeldud, see teie hirm, et hakatakse kiiruskatseid tegema, siis tegelikult see ei saa reaalseks, sest et nähakse ette rahustavaid meetmeid selleks, et selles kiiruskatseid ei saaks teha. Need ei taga mitte midagi tegelikult. Mitte midagi. Neid teekünniseid ja tõkkeid on siin teistel tänavatel ka. Ei, kes tahab rallida, see rallib. Mitte mingit abi nendest ei ole. Aga eks seda siis põhimõtteliselt esialgu nähakse ette need, mis arvatakse, et ikkagi on, mis aitavad selle vastu. Kui see ei aita, eks siis tehakse vastavalt muudatusi piirkonnas, et selles mõttes, et see on see eesmärk, et see liiklus oleks seal pigem rahulikum. Kui te rääksite nüüd rohelusest, siis haljastuslahendus on samamoodi, nähakse ette tervikpildina, et kergliiklusteed, ülekäigud, et see kõik on ka kergliiklejale oluliselt turvalisem keskkond võrreldes praeguga, mis on, seal on tegelikult kitsas autotee. Et see tervikliku lahenduse loomine. Kus see kitsas autotee? Et praegu tupikteena. Selles mõttes seal on... Tupiktee ongi kõige turvalisem, sest autod seal ei sõida. See ongi kõige turvalisem ja seal võetakse kiirus maha. Kui on läbiv sõidutee, selle turvalisus ei ole kunagi võrreldav tupiktänavaga. Ma ei võrdlenudki tupiktänavaga, aga lihtsalt, et see terviklik lahendus ja rahustavad meetmed, ma arvan, et ei ole nagu... piisav, ühesõnaga, et ei ole nagu põhjust karta, et see nagu selliseks kihutamiskohaks saab. Kui te rääkisite loomadest, siis selle ma panen kindlasti kirja, et võib-olla projekteerimise käigus tuleb näha mingisuguseid kui seal on tõesti, nagu te ütlesite, ka siilimärk, et siis tuleb võib-olla loomadega seonduvalt täiendavaid mingisuguseid asju ette näha, et ei oleks loomadega seal mingisuguseid kokkupuuteid. Ja vaevalt, et te nüüd loomadele saate liikumist päris ära piirata. Selle konkreetselt Lauri tee Lehiku piirkonnas seda siilimärki ei ole. Sitska teele me suutsime need siilimärgid linnaosa valitsusega paigaldada. Ja mul on niisugune tunne lihtsalt, et need, kes projekteerivad, te ei ela siin, te ei tunne seda kanti ja te teete lihtsalt mingit asja, millest ei ole tegelikult kohalikele inimestele kasu. Ma juhin tähelepanu, et praegu on projekteerimistingimuste faas, et siin ei ole lõplikku lahendust praegu. Projekteerimistingimustes pannakse paika asukoht katastriüksuse täpsusega, selgitatakse välja kitsendused ja formuleeritakse siis tingimused, mida projektis arvestada. Et kõik see ettepanekud, need ongi praegu see koht, et seda projekti paremaks muuta. Et see näidatud lahendus on kehtiv detailplaneering. Aga ka detailplaneeringut on tegelikult võimalik projekteerimistingimustega täpsustada, kui seda just olemuslikult ei muudata. Ehk et täna me siin selleks olemegi, et neid ettepanekuid koguda. Aitäh, me vahepeal võtame siit saalist ka mõned küsimused. Aigar ja Müürisepp on järjekorras küll, aga anname palun ja. Seoses sellega, aru saan, et see oli üheks eesmärgiks turvalisem liiklemine. Ma arvan, et see projekt on praegu liiga ennatlik, sest turvalisem liiklemise üheks eelduseks on see, et see sama siin korraga märgiti, et Andrekse tee ja Toomiku tee vaheline ala. Et sinna oli küll öeldud, et me võtame selle projekti, aga me just tuleks sellest üldse alustada. Et sinna need kõnniteed üldse tulevad, et seal on tõesti see liiklemine väga ebaturvaline.
ja kui selle esimesena korda saab, siis võib-olla hakata mõtlema, kas seda teist üldse meile sinna vaja on, seda läbimurret. See on eramaa, see ei ole Ja seda on eramaa. alustada sellest. Kirjutada, kas seal oli öeldud, tegelema. Me teeme selle valmis ja siis selgub, et see eramaa inimene ei ole nõus oma maad loovutama ja me jäämegi sinna ebaturvalisse, seal hakkab suur bussiliiklus pihta ja kuidas siis sealt lapsed kooli lähevad selles lõigus. See on praegu juba nii ohtlik. Ja siis enne meil ei oleks üldse mõtet mingit läbimurret hakata tegema, kui ei saa selle eramaa kokkuleppele ja teha see lõik kõigepealt korda, et seal oleks võimalik jalutada. Ja siis alles mõelda, kas sellist asja vaja. Et mida see bussiliiklus ühendama peaks hakkama? Ma ei saa sellest aru. Aitäh, Merlin, kas meil sellel on praegult midagi täpsustavat vastata ka bussiliikluse osas? Bussiliikluse osas selles mõttes, et ta tagab paremad ühendused ja ühenduse piirkonnaga, et bussiliiklused ka ühesõnaga, et bussiliiklus korraldatakse nii ümber, et see ka seda tänavat nagu kaasab, et siis inimesed ei pea võib-olla neid kõnniteedel esialgu minema nendele kaugematele piirkondadesse, peatustesse, et parem ühistranspordi kättesaadavus on ka selle projekti eesmärk, pluss siis ka kergliiklusala, et ei ole ainult autodele see ala. Küsimus. Ja Andrekse tee lõigus täiesti mõistetav, et see kõnnitee on vajalik ja seda näeme ka meie, aga kuna see praegu ei ole projekteerimistingimuste alas ja pluss on ta veel ka eraomandis, et siis tuleb selleks täiendavalt siis eraomanikuga läbi rääkida. Anname siis Aigarile sõna, tal on käsi juba pikalt püsti. Palun, Aigar. Tervist. Ma omalt poolt toetaks seda lehiku läbimurret kindlasti, sest et see võtaks oluliselt, vähendaks rannikutee ülekoormust, kus on tõsiselt kitsas ja palju liiklust, et see teeks nagu asja loogiliseks, aga samal ajal ma ei näe põhjust või mida see lahendab see Lauri tee läbimurre, sellepärast, et sealt esiteks on juba praegu piisavalt neid ühendusi rannikutee ja lehikutee vahel ja teiseks just nagu siin enne ka mainiti, et see on praegu niiviisi, et sinna tehti väga korralik jalakäijate tee uus ehitet ja seda kasutatakse väga massiliselt, lapsed kõik kooli sõidavad ratastega, täpselt vanad inimesed seal Lauri tee peal vanadekodust sõidavad oma rulaatoritega, käivad ja kuna see liiklust ei ole, siis see on hästi turvaline ja just nende nõuete järgi, et teha turvalisemat keskkonda, aga kui sinna teha nüüd mingi tõsine, teha läbimurre, kus hakkavad autod ka rohkem sõitma, siis see tekitab probleeme ja sealt edasi ei ole kahjuks võimalik seda jalakäijate teed teha, sest seal ei ole maad ja seal on need kõrgaljastus, suured puud, et neid sellepärast maha võtma hakata ei ole ka mõtet, et tegelikult see on tõsine probleem ja ma arvan, et see ei lahenda, kui linnal on väga palju üleliigselt raha, kuhu kulutada, siis ma ei saa aru, et milleks seda teha. Aga see teine lehikutee läbimurre võiks teha ja siis võiks jätta kas või selle millalgi hiljem, et kui on tõesti mingil põhjusel vaja, aga praegu ma küll ei kujuta ette, et milleks seda vaja on üldse teha. Kõik. Mul on tegelikult, Kadi Sitska olen, mul on tegelikult selline küsimus, kas keegi on mõelnud ka selle variandi peale, et nagu me praegu tuvastasime, et lehikutee see üks osa kuni siis Toomiku teeni on eraomanduses. Kas keegi on mõelnud, et eraomanik võib panna sinna tõkke ja seda läbimurret tegelikult kasutada ei saa? Et seda läbisõitu ikkagi toimu, sest kui te lähete nende parkimiskohtade ja kõige muu kallal kõnniteede ehitusega, mis on tegelikult äärmiselt vajalik ja millest ma olen linnaosa valitsusele juba aastaid rääkinud, et Toomiku Andrekse lõigul on vaja kõnniteed teha, sest lapsed lumepallide vahel talvel ukerdavad seal. Et mis kasu sellest on, kui TTP selle endapoolse osa kinni paneb? Tal on selleks täielik õigus tegelikult ju, minu meelest. Ma jään siin vastuse praegu võlgu. Kaarel, ega sa ei tea, kas on mingid tee osas, ühesõnaga tee osas, kui on tee rajatud, siis kokkulepped maaomanikega, et ma arvan, et seal mingisugused õiguslikud kokkulepped peavad ikkagi olema.
päris Ma nii vist arvan ka, et kokkulepped on kindlasti olemas, et nii päris ei saa, et keegi paneb lihtsalt tõkke sellele teele ette. No ma ütlen teile siis, et mina ei tea, et sellised kokkulepped oleksid. TTP pani tõkke ette, betoonpostid valas ka omal ajal Sitska tee ja Lauri tee ristumiskohta Lauri tee 33 juures. Ja see oli suur võitlus, et see tee vabaks saada, sest see oli püha ja puutumatu nende eramaa ja nemad väitsid, et neil on see õigus sinna need betoonpostid ette panna. Te olete kõik liiga noored selleks ja mitte kohalikud ilmselt, et seda teada, aga minu meelest tuleks sellised asjad enne juriidilised küljed välja selgitada, millised need õigused ja kohustused kellelgi on. Aitäh, meil oli Aigaril siin veel oli see küsimus ma Lauri tee täpsustaks. kohta, et proovime ükshaaval küsida ja ükshaaval vastata ka, et muidu meil Ei, mul lihtsalt rohkem ei ole läheb küsimust, ma järjekord vastasin sassi. ära juba. Mul rohkem ei ole. Ja et ilmselt vastust Kristiina mõtles, eks ole. Aigar, võta käsi maha siis, kui sa oled ära rääkinud. Põhimõtteliselt ma ütlen selle Lauri tee osas, hea oleks lahendada see terviklik lahendus, nagu detailplaneering ette näeb. Küll aga detailplaneeringus on samuti kirjas, et see perspektiivis ehitatakse vajadusel Lauri tee sõiduosa välja planeeritud lehikuteeni. Ehk et see ilmselt selgub siis projekteerimise käigus, et kui tulevad arvamused, et see ei ole nagu vajalik, et aga ideaalis praegu nagu taotlusega see on esitatud tervikliku lahendusena ja need kergliiklusteed on ka samamoodi juba nagu kasutatud. Ma saan aru jah, et seal on nagu oht, et siis liiklus nagu tiheneb. Aga praegu on ka samamoodi juba kergliiklustee seal olemas, lihtsalt oleks siis tervikliku lahenduse loomine. Kavandamise osakonna poolt ma ütlen seda, et meil on tegelikult praegu plaanis esimese etapina ehitada välja ikkagi ainult see lehikutee läbimurre ja see Lauri tee jätta perspektiivseks. Sellepärast, et tegelikult meil osakonnas ka me tegelikult ei ole nüüd nagu leidnud neid piisavaid argumente, miks on vajalik ja mis probleeme see täpselt lahendab. Nii et lihtsalt võite arvestada sellega, et selle Lauri tee ehitamine juhtub ilmselt kunagi kaugemas tulevikus kui üldse. Aitäh, et täpsustasid, Kaarel. Müürisepp, olete järjekorras, küsin korra, kas vahepeal siit on tulemas mõni küsimus vahele. Hetkel ei ole, võtame siis Müürisepa, palun. Tere, Müürisepp esindab siis Lauri tee 39 kinnistut, et kordan üle, et tõesti seal on palju loomi, lapsi, kõik see, mis on enne räägitud ja kordan veel üle ka need vanurid ja seda, et praegusel hetkel ju seda kergliiklustee, mis lõpeb seal Lauri tee 39 ees ära, ei ole võimalik jätkata ilma, et kõik selle kõrgarjastuse maha võtaks, nagu Aigar seal ütles, et see, et ta perspektiivsena sellesse samasse detailplaneeringusse sisse panna, ei ole nagu otstarbekas. Võib-olla oleks mõttekas ikkagi võtta arvesse sealse elanikkonna ettepanekut, et see lahutada selle Lauri tee projekt sellest lehikutee läbimurdest ja loomulikult toetame lehikutee läbimurret, sellepärast et see on vajalik selleks, et vähendada liikluskoormust rannikuteel. Ja siis just alles sai sinna ka ehitatud see laste mänguväljak, seal on väga palju väikseid lapsi, kes seal tegelikult liiguvad ja selline võimalus, et on võimalik nende lastel sinna tulla ja mängida, et seda ei tasuks nagu ära võtta, sellepärast et mingi tee läbilõige teha ja seda läbilõiget tegelikult ei saa ka kasutada edasi, sest ka Lauri teed ennast teiselt poolt ju ei ole olemas. Ei ole rohkem, mitte? Tegelikult ma lihtsalt nii palju ütlen, et sealt Lauri teelt edasi teisele poole, mitte lehikutee poole, et seal on üldplaneeringu järgi ka ette nähtud haljas koridoride liikumisteed. Üldplaneeringu järgi peaks seal tulevikus võib-olla kõnnitee olema, aga jah, ma saan aru, et seal on kitsas. Nende puude arvelt, nende väga kõrgete puude arvelt, seal ei ole võimalik muidu teha, sest see tee on niigi kitsas. Võtame palun Martin.
Martin, olete veel siin või ei ole? Kas meil saalis on äkki? Ja olen, vabandust, ma lihtsalt olete, väga hea. Teie ka. Judi peale, et ma lihtsalt Aigari ja Marko vahepeal, et Lauri teeb 41 ühesõnaga, et põhimõtteliselt Aigar ja Marko juba ütlesid meie mured ära ja ma lisaks seda, et just öeldi, et üldplaneeringu järgi ju põhimõtteliselt, kuidas Lauri tee peaks kulgema, et selliselt ei ole ta võimalik tänapäeval kulgema enam panna, et sinna vahepeal on sisuliselt maja ehitatud ja parkimisplats ja raudaiad ees, et sisuliselt mis üldplaneeringuga on ette nähtud, seda reaalselt ei ole võimalik teostada. Selles kontekstis ongi täiesti meie jaoks on suust arusaamatud, miks see Lauri tee läbimurre on üldse vajalik, et see ei lahenda mitte mingit probleemi, ainult suurendab potentsiaalset kohtu jalakäijatele, kergliiklejatele, mis iganes, et see sisuliselt pigem peaks jääma välja ja jääma nii, nagu ta on, et see oleks kõige otstarbekam. Ja samuti rannikutee ja lehikutee vahel on teisi teid, kus kaudu liigelda. Et ma saan aru, et võib-olla see peaks üldse sellest välja jääma minu nägemuses ka. Ja muud on juba Aigar ja Marko ära öelnud. Ega siin mul rohkem otseselt midagi lisada ei ole. Ja sellele küsimusele me vist pooleldi Kaarliga juba vastasime, et praegu on ette nähtud küll terviklik lahendus, aga projekteerimise käigus, et võib-olla jääb see siis hilisemas etappi või hiljem. Jah, aga et kas ta üldse on vajalik, et midagi hiljem jääb, et mida ta lahendab, et otseselt midagi ei lahenda, et ainult pigem tekitab probleeme. Selge, võtame arvesse. Ja loomulikult muidugi ka see, et selle lehikutee puhul see, mis oli see TTP maade teema, et et eks eelduslikult ma arvan, see peaks kõigepealt lahendused saama, see on olnud kogu aeg ju probleemiks, et kuniks linnal ei ole TTP-ga kokkulepet, siis ma ei kujuta ette, kuidas sinna üldse mingit teed see ehitada. Ja mina lisaks siia juurde, et mina kahtlen igasugustes kokkulepetes, senistes kokkulepetes, sest TTP ei lükka lahti isegi oma kõnniteid talvel. Et me kõik kõnnime mööda neid, et bussi peale minna, aga see on ainult oma tervisega riskimine, kui sa lähed autoteele. Et niikaua kui selliseid ohutust tagavaid meetmeid ei ole, et tänavad, kõnniteed on puhtad lumest ja jääst, et on vajalikus kohas kõnniteed olemas ja et sellest läbimurdest tõesti selles mõttes on ka kasu, et seda kinni ei panda, siis võib-olla see isegi kunagi oleks aktuaalne, aga praeguses etapis tuleks enne lahendada need küsimused. Ma nii palju ütlen, et projekteerimistingimuste aluseks olevatel kinnistutel on meil need kooskõlastused olemas, eelkooskõlastused või rohkem kooskõlastused. Aga jah, et me uurime siis seda teist sealt edasi siis lehikuteelt, et ei oleks tulevikus probleemi. Aitäh. Mõtteid, ideid ja palun. Tuleb saalist küsimus. Merlin, kas on kuulda hästi? Ei olnud. Peaks olema. Paneme kohe pildi ka peale. Ei, tervist. Lugedes enne neid tingimusi ja detailplaneeringut nähes ja ise elanud seal Lehiku tee ääres palju aastaid, siis ma ei näe, et seal oleks kuidagigi võimalik mingisuguseid rohekoridore või haljaskoridore või siis loomade liikumisteid või selliseid asju seal ei ole võimalik kuidagigi tagada, kui see läbimurre ajatakse. Ehk siis minu poolt võiks selle eelnõu lihtsalt ära lõpetada ja mitte aeg kulutada selleks, sest et seda läbimurret kohalikud elanikud sinna kindlasti ei taha, eriti seal Lehiku 9 majast ja 11. Teed ja mina sõidan ja panna need taga ja teed avatada, see puu väga sega. Ei teada, vana, aga see puu väga ohtlik. Kõrval koos bussi peatusega. Parem teha seda poole, kui rohkem palju.
Merlin, meil praegult on vist tagasiside osas ka võimalik natukene seda lehikuteed tagasiside kohta midagi kommenteerida äkki ka või? Et meil on siin, kui minu mäletamist mööda vist enam-vähem pooleks hetkel tagasiside laekunud selle läbimurde toetuse ja mittetoetuse osas on ju. Seda küll umbes pooleks, aga ma ei kuulnud hästi seda arvamust. Kas oli mingi puu kohta või millest see arvamus oli? See rannikutee tuli lisakommentaarina, et ei ole hästi kuulda. Ettepanek on, et pigem rannikuteel on kehv olukord ja tasuks sealt alustada ja selle ettepaneku saame arvesse võtta. Üldse ei ole kuulda. Okei, aga lehiku, jah, et me praegult räägime selles mõttes, ja selle paneme kirja, et rannikuteel on probleem, aga me täna räägime ikkagi sellest lehikutee läbimurde projekteerimistingimustest. Just, et see ettepanek on kindlasti hea, et seda võimalusel ja tulevikus seda võetakse arvesse, et järgmised projektid võib-olla sinna, aga praegu tänane projekt on teises kohas. Mida veel? Jaa, palun. Tahtsin lisada omalt poolt, et tegelikult see projekt on nagu ikkagi see läbimurde all autojuhtimine nagu eelis andmine. Et miks ta võiks jääda kergliiklejatele ainult? Et see ju soodustaks tegelikult ratastega liikumist, kadrikust ja lapsed käivad sealt näiteks Merivere kooli ja edasi tagasi. Merlin, on selle kohta täpsustada, et miks ei võiks lehiku jääda ainult kergliikluse jaoks? No, taotlus on selliselt esitatud, et me selliselt seda taotleme või tähendab menetleme, aga see on nüüd taotleja otsustada, kas ta siis võtab ettepaneku arvamusse ja jätab autotee ära ja teeb ainult kergliiklustee, aga terviklahendusena ja detailplaneeringu lahendusena on see selliselt ette nähtud ja see peab kokku tegelikult sobima ka kehtiva detailplaneeringuga. Ja kui te siit näete tegelikult, siis siin on juba ette ära näidatud, et kui detailplaneering realiseeritakse, siis see tee läheb ju tegelikult edasi, et siin on tegelikult T3 ja T4 ka näidatud, millele projekteerimistingimusi antakse, kuigi see ei ole detailplaneeringu ala. Ma täpsustan juurde, et see on maksimum, aga alati võib ju vähem teha. Et tegelikult ei pea autoteed tegemised. Ma saan aru, et see jääb mulje, et kokkuhoid on rahalises mõttes ja kohalikud äranikud oleksid ka rahulikud. Aga linna eesmärk on üheks ka ühistransporti, mis on ka selline säästlik liikumine soodustada, et praegune olukord ju soodustab ka autode liikumist kui tupikteed, kui seal ei ole ühistransporti kättesaadavust. See ühistransport ei ole kättesaadav. Millist kohta see ühistransport selle lehikutee peal hakkaks ühendama? Seal ei ole ühtegi sellist objekti, mille vahel see ühistransport sõitma hakkaks. See ei ole ju ainult selle tee piires, et siis ühistransport läbiks päris mitmeid marsruute ju. Et ma saan aru, et tegelikult ühistransporti kindlasti teie elanikud kasutavad ja see on hea, aga lihtsalt see ju asub kaugemal, et see soodustaks võib-olla inimestele ühistransporti kasutamist, kui see oleks lähemal peatused ja võimalus seda kasutada. Et selles mõttes ei ole see ainult ju autode jaamine, see on kergliiklus, ühistransport, haljastus, et see on terviklahendus. Meil tuleb siit poolt veel küsimus saalist. See detailplaneering on aastast 2017, mis on varsti 10 aastat vana, et ma kujutan ette, et praeguseks on võib-olla olukord muutunud, et ka kui nagu see detailplaneering kunagi tehti, et siis seal nähti mingisuguseid nägemusi, aga nagu ma räägin, praeguses olukorras kohalike elanike jaoks oleks see väga-väga halb lahendus, kui see läbimurre seal oleks.
et kergliiklus sinna ette, see oleks kindlasti väga hea. Ja kui bussiliiklus sinna panna, siis kahjuks sellega liituvad autod ja nagu siin enne on öeldud, siis neid kiiruskatseid tehakse juba praegusel, kuigi Lehiku on täies ulatuses vähemalt sealpool see õueala, nii et see tegelikult isegi ei ole tee, vaid õueala, aga 20 kilomeetrit tunnis olen ma näinud, ainult mina liigun seal. Laseme Merlinil vastata ja siis anname sõna Juhanile. Ehk siis tegelikult ka juba täna on probleem seal kiirustega, et siis olekski nagu võib-olla vaja rahustavaid meetmeid ka, ühesõnaga, et see, ma saan aru, et see tupik on nagu selline mõttes ka rahustab oma ette, aga projektiga nähakse ette need meetmed, et seda ohtu vähendada, mida te kardate, et juhtub. Juhani, palun. Ja, selline kommentaar ühistranspordi kohta nüüd see 49 bussiga, mis peatus võeti meilt ära ja pole siiamaani tagasi toodud. See, kui nüüd tehti uus 49 liin. Ma ise näiteks kasutaks seda vägagi palju. Et nagu sõnad ja teod ei lähe siin nagu kuidagi kokku. Paneme kirja, et selle... Meilt võeti 49 peatus lihtsalt ära. Siin nüüd läheb väga detailselt liikluskorraldusse, mis ei ole küll projekteerimistingimuste eelnõus. Ühesõnaga, seda ei täpsustata projekteerimistingimuste eelnõus, et see kõik täpsustub projekteerimise käigus ka bussiliinid, aga paneme selle kirja, et see on teile oluline liin. Et see on meie jaoks, see peatus siin Kaasiku teel on palju suurem näiteks kui järgmine peatus seal Mäheteel. Ja Mähede inimesed said millegi pärast endale 49 peatuse ja meid jäeti ilma, kuna nemad olevad seal koosolekul osalenud ja meid ei olnud. Absoluutselt, vaat see tähelepanek on väga õige, sest et see 49 liin on meie jaoks selles piirkonnas elavate inimeste jaoks täiesti mõttetuks muutunud. Nii on. Aitäh! Paneme selle 49 liini mõtted ka kirja. Meil tuleb saalist päris mitu küsimust nüüd järjest. Lähme siit. Lehiku 9 parkimiskohad, nende kohta vist meil enne käis ka küsimus. Ei kuulnud küsimust, kui see küsimus oli siin. Et mis saab Lehiku T9 parkimiskohtadega, kus praegult seal autod pargivad? Sellele vist sai ka eelnevalt... Lehiku T9 vastas olevate parkimiskohtadega. Sellele vist sai ka eelnevalt öeldud, et Lehiku T-projekt on selles näidatud ulatuses, aga terviklikult vaadatakse lahendust ja vajadusel, kui on vaja muutmist, siis see nähakse koostöös siis maaomanikuga. Vabaks parkimiseks peärse. Lehiku 9 vastas, mitte Lehiku 9. Seda enne küsiti, et Lehiku 9 vastas autod pargivad tee peale. No ilmselt need ongi, sest et me räägime, praegult ongi projekteerimistingimused, kui kohalikele siis kas valmistab muret või on oluline see, et seal need parkimiskohad kas on või ei ole, siis seda saab seal veebilehel ka, kui te panete tagasiside ettepaneku, siis kui peale projekteerimistingimuste andmist see läheb sellise inimese laua peale, kes hakkab siis päriselt seda nagu lahendust joonistama, siis ta saab arvestada, et okei, seal on niisugune teema, niisugused ettepanekud parkimiskohtadega ja siis leitakse sellele siis sobivaim lahendus, mis arvestab siis kõiki erinevaid vajadusi ja tingimusi ja nõudeid ja kõike muud on mul õigus, Merlin, eks ole, Vot seda ei saa kinnitada, et kas keelatakse ära, ma arvan, et sellele leitakse siis mingisugune selline lahendus, mis kindlasti mingil määral täpsustub siin projekteerimise eskiis tutvustuse juba käigus siis. Kes üldse taotleb tingimusi, mis asutus see on, linnavalitsus, kes neid taotleb praegu? Ei saa siit see... Taotleja on Tallinna Keskkonna Kommunaalameti linnakeskkonna osakonna spetsialist on taotleja, ehk et meie linnakeskkonna osakonnast taotlevad seda, et saab...
tee rajamist. Miks seda taotleb? Kelle ülesandel või miks seda taodeldakse? Kaarel, oskad sa taotlejana See vastata? sisend on saadud kohalikult omavalitsuselt. Pirita linnas. Meil oli seal ka küsimus, küsime ära. Ja nii ka viitasid need kiirusületamist maandavad meetmed, et siin on praegu mainid ainult künniseid, aga päris palju inimesed on öelnud, et künnised ei toimi. Inimesed kiirendavad autoga künniseni, võtavad hoo maha ja siis kiirendavad uuesti. Et mis meetmed on, mis plaanis on? Siin võib-olla oskab Kaarel paremini äkki täpsustada, et künnised ja minu arust on üks meede, mis rahustab liiklust, on ka šikaan, et võib-olla me saaks korra täpsustada, et mida siin meie linna kavandajad enda vaimusilmas ette kujutavad ja mis vahe võiks olla künnisel, šikaanil või muudel rahustavatel meetmetel. Ma arvan, et mõlemad meetmed, nii künnised kui šikaanid võiksid toimida. Et Transpordiamet ise küll eelistab šikaane. Me tegelikult ei ole täpselt aru saanud, mis neil künniste vastu on, sellepärast et mujal tänavatel tegelikult on künnised ka olemas. Nende väide oli see, et bussid, et see peatab siis busside hoogu ja muudab ühistransporti aeglasemaks, aga meie arvates väide võib-olla nii väga ei päde, aga nendega tuleb veel edasi arutada, aga selles mõttes nii künnised kui šikaanid mõlemad peaksid seda kiirust maha võtma, et šikaan siis vähendab seda nii-öelda tunnel nägemise võimalust, et autojuhil on niisugune pikk sirge tee ja ta saab lihtsalt kihutada, vaid ta näeb, et tal on ees takistus, ta peab võtma hoo maha, peab tegema väikse kõrvalepõike ja siis ta saab edasi liikuda. Kaarel, kas sa natukene täpsustaksid veel, mis vahe on künnisel ja šikaanil, et kuidas me neid eristame, et kas künnis on nüüd siis see väikene niisugune nii-öelda lamav politeinik maas ja šikaan on siis see, mis tuleb üle ristmiku kõiges 4 või siis 3 suunas. Kas sa palun täpsustaksid, et me kõik saaksime üheselt aru? Šikaan on siis lihtsalt niisugune lamav politseinik, niisugune kõrgendatud padjakene tee peal ja šikaan on siis niisugune suunamuute takistus, mida siis on võimalik ellu viia erinevatel viisidel, et see võib olla mingisugune looduslikum lahendus, haljastusega lahendatud, aga võib olla ka natukene, võib olla ka mingisugune liiklusmärkpost, aga eelistatult võiks olla ikkagi mingisugune haljastus. Esimene oli siis künnis, mis sa seletasid, et teine oli šikaan. Just. Tuleb veel küsimus saalist. Kristiina, sa vist pead dubleerima, midagi ei kuule. Dubleerin. Kohe küsin üle. Hiljuti oli just šikaaniga õnnetus ja see on olnud linnaruumis probleeme šikaanidega, kus inimesed siiski kasutavad neid võimalusel edasi kiirendamiseks ära ja nad ei ole kõige turvalisemat lahendust justkui muljena jätnud, et kas ja millised siis valikuvariandid šikaani asemel veel võiksid üldse lahendusena näiteks arutelul olla? Kas üldse on veel mingisuguseid tugevamaid lahendusi kui šikaanid ja paremaid? Selles mõttes, et teed ennast saab ka mingis lõigus lihtsalt kitsendada, mis siis võiks seda hoogu maha võtta. Mingisugune, ütleme, väike lõik, kus siis korraga näiteks piisab üks auto läbi ja siis vastassuunast peab ootama, aga seda tuleb jällegi rääkida läbi Transpordiametiga, mis nende eelistus on ja mis nende põhjendused on. Kas on
ma projekteerimistingimuste osas ütlen nii palju, et jah, Transpordiamet on eelistatult näinud suunamuute takistusi ja teame, et inimestele sobib võib-olla või meeldib rohkem ja KOV linnaosa valitsusele samuti eelistatud on siis künnised, aga need täpsed meetmed siis selgitatakse välja lõplikus siis liikluslahenduses projekteerimise käigus, arvestada siis ka teisi projekteerimistingimustest tulenevaid nõuded, et see oleks ikka terviklik lahendus. Täpsustangi võib-olla siinkohal ära, et kui projekt jõuab sinna eskiisi lahendusse, eskiis on siis põhimõtteliselt selline nagu mustand, enne kui me lõpliku tänavalahenduseni jõuame, et kui tuleb meil eskiisprojekti lahendus on valmis, siis me teeme uuesti sellise väljapaneku, kõik saavad tutvuda, mis natukene teistsugune joonis sellel tänaval on ja siis täpselt detailsem ja siis me kogume uuesti seda tagasisidet. Et siis me saame vaadata, mis ongi võetud nüüd projekteerimistingimustega arvesse, mis küsimused endiselt veel õhku jäid, mis ei jäänud lahendamata, et sinna saab veel anda sisendid, et see koosloomeprotsess tegelikult ongi sihuke pikaaegne, nagu on ka ühe projekti elukaar, et siin on hästi mitu etappi ja igas etapis on see sisend siis natukene erinevas vormis, mida saab anda, mida saab arvesse võtta, mida saab teha ja selles suhtes, et kui tulevad nüüd need mingisugused liiklusrahustavate meedete lahendused, siis kindlasti me saame uuesti need üle vaadata ja koguda mõtted ja arvamused kokku. Me anname korra Maiale sõna, kellel on käsi püsti, et kas Maia, teil on veel küsimus? Ja, aitäh. Et kohaliku elanikuna mul on nagu vastu väitud sellele läbimurrele, et näiteks kui võtame bussi teema, et meie siis selle Lehiku tee keskpunktis on nii-öelda mõlemale poolele bussi number 1 ja number 8 nagu umbes 10 minutit kõndida, mis ei ole väga palju. Ja seal on ka variante veel seda bussi number 6 osas, et kellele on see siis projekteeritav see lahendus vajalik, ei ole arusaadav, sest seal Rannikuteel on hooldekodu ja seal on arusaadav see vajadus, samas seal on lasteaed lähedal ja kool ja siis Lehikuteel on üksikud eramajad ja 10 minutit igaüks saab kõndida nii Randverede poole kui ka Merivenne poole. Nii et siin tuleb võib-olla natuke teiste huvigruppidega ka arvestada, et ma saan aru, et teil võib-olla läheb 10 minutit, aga väiksel lapsel või vanuril läheb hoopis pikem aeg, et temal oleks soodsam, et oleks lähemal, et igal juhul see ühistranspordi kättesaadavus pareneb sellisel juhul. Ja ka inimesi soodustab ühistransporti võib-olla eelistama autode asemel. Teine tähelepanuk on see, et mis see planeering siis, mis need ülesanded rahuldab, siis kergliiklus on seal täitsa olemas praegu mõlemal suunal. Ja kui me vaatame seda joonist, mis meil on siin näidatud, et üldse ei ole arusaadav, et see, palun tagasi, just see. Kui me vaatame seda kergliiklusteed, mis on siia tekitatud nagu Lehiku 11 siis kõrval, mida praegu ei ole olemas. Et tegelikult see lähebki üle tee nagu näidatud ja siis läheb mere poole. Aga miski pärast sel joonisel see on nagu ära kaotatud. Tegelikult see kergliiklustee on olemas ja see ilusti nagu läheb edasi. Ja kui me vaatame seda joonist nagu laiemalt, kui me kujutame ette, et see joonistatud kergliiklustee läheb edasi, siis Lehikutee just seal pool, kus on see parkla Lehikutee 9, siis ei ole üldse arusaadav, et kus seal on nagu see koht, kus see jätkub, et seal on ju praegu autod pargitud. Et nagu üsna nagu kummaline lahendus, sest praegu tuletan meelde, et see on detailplaneeringu lahendus. See on ainult kehtib selles ulatuses, ma ei tea, kas nool on näha, kui ma siin näitan,
selles ulatuses, mis on detailplaneeringu ala. Praegu see projektlahendus on selline, ehk et me kogumegi ettepanekuid, kuidas see saaks kõige parem lahendus olla ja ma saan aru, et teie ettepanek on, ma ei tea, kas mu noot on näha, et siit, et kuhu see kõnnida edasi läheb. Ma panen selle kirja ja see on kindlasti üks aspekt, mida projekteerimisel arvestatakse. Ja kuhu see läheb? Nagu praegu see on täitsa olemas teisel pool teed ja see toimib, seal on täitsa väga hea nii jalgsi minna kui ka käruga, kui ka jalgrattaga, kõik toimib. Ja see läbimurre on mõeldud ainult autodele. No ja võib-olla bussile ka. Et nagu ei tea. Ja siis samas see, mis kiiruse piirang tuleks siis Lauri teele, kas see jääks samaks või siis muudaks. Ja kui meil on selline eesmärk, et seda liiklust rahulemaks teha, siis me võiks ju panna künniseid, mitte et rajada seda läbimurret. Siis olekski nagu parem keskkond, mitte nii, et me teeme läbimurret. Minu poolt kõik, aitäh. Piirkiiruse kohta on Transpordiamet öelnud, et projektkiirus on praegusest ikkagi kiirem ja see suurim lubatud piirkiirus saab olema suurem. See täpsustub siis projekteerimise käigus küll, aga selleks nähaksegi rahustavaid meetmeid ette, et see ei oleks selline läbisõiduhoov. No vot, meil on praegu hea enam-vähem rahulik tupiktee ja siis meil muudaks nagu kiirus suuremaks ja pannaks künniseid. No tere päevast. Väga head lahendus. Ma juhin tähelepanu, et tegemist on nii-öelda siis õueala territooriumiga ka nii-öelda DTP poolt kui ka siis teiselt poolt. Ma ei kujuta ette, et seda õueala siis tuleks tervet liiklusseadust muutma hakata, et see õueala piirkiirus saaks suurendada. Tänan märkuses, panin kirja, et see on koht, kus tuleb ka DTP osas, kui on koostööd, et läbi rääkida. Meil tuleb saalist üks kiire küsimus ja siis anname Müürisepale edasi. Mind huvitaks lihtsalt, kui palju on planeeritud sinna rahalisi vahendeid, et mingi suurusjärk, palju suke asi meil maksma? Suurusjärk, palju läheb projekt maksma umbes? Ta peaks jääma sinna 600 000 kanti. Okei, aitäh sulle, Kaarel. Müürisep, palun teile. Kuulge, aga rannikuteel olev bussiliin läheb siis üle Lehikuteele või? Et selles suhtes, et ma ei kujuta ette, ei ole küll näha, et seal mõlemal hakkaks käima see bussiliin või on siis plaanis, et hakkab veel risti nagu sealt läbi sõitma. Et selles suhtes tegelikult seda mõtet mul enne ei olnudki, aga siin tuli selle arutelu käigus tuli välja, et see läbimurre otseselt ei päästa, ei tõsta seda ühistranspordi efektiivsust, ei tõsta seda ühistranspordi ligipääsetavust, sellepärast, et arvatavasti võetakse siis ju rannikutee pealt ära see sama buss. Ja vastupidiselt selle vanadekodule või hooldekodule on just sealt poolt ligipääs ja selle bussipeatuse olemasolu seal tõesti nagu hoopis on palju otstarbekam, kui seda tuua Lehikuteele, et rohkem kommentaare ei olnud. Selles osas ei oska praegu isegi ümber lükata või vastu vaielda või tähendab kinnitada või vastu vaielda, sest et bussiliinid on väga konkreetne liikluskorralduse aspekt, mis siis täpsustub pärast seda terviklahendust, et Transpordiamet on see, kes seda bussiliine siis vaatab ja kui nad leiavad, et midagi vajab siis korrigeerimist ühistranspordi osas, siis nemad seda teevad. Aga praegu on see liiga vara veel rääkida bussiliinidest. Võib-olla sa, Merlin, täpsustad natukene veel üle seda, et millised ettepanekud ja millist tagasisidet me veel väga-väga tahaksime saada, aga mida võib-olla ei ole esitatud. Selline küsimus, ma ei teagi, millist. Kaarel, äkki sul on öelda, et kus oleks näiteks kodanike võib-olla sisendit rohkem vaja teie ehitamise projekteerimise käigus? Ma arvan, et igasugune tagasiside on teretulnud, et ma ei oska nüüd midagi väga spetsiifilist küll välja tuua, kus just eriti selles mõttes. Et kõik igasugune tagasiside on teretulnud.
Okei, väga hea, sest et siit kohe tuleb üks veel meil. Nii palju on juba öeldud, et ma võib-olla ei lisa midagi, aga ma proovin nagu näitlikustada seda rohkem. Ehk me nagu nii räägime sellest ühest konkreetsest detailplaneeringu nurgast siin ja ütleme, kui palju me tahame sinna raha kulutada ja kõike ja ütleme, et see on nagu suur plaan. Aga me ju tegelikult räägime, ma just paremat näidet tuua, me räägime, me tahame 600 000 autole rattaid osta. Me räägime, et täpselt me teame, mitu kodarat see peab olema ja mitu polliga peab kinni olema. Aga autol pole ju rooli. Me ei tea, kuidas me saame Lehiku 9 eest läbi, kus on autod pargitud. Sealt ei mahu buss praegu läbi ja jalakäijad ei saa mere äärde või sinna järgmistesse peatustesse, sellepärast, et seal ei ole kõnniteed. Et kuidas me saame nii keskenduda ühele detailile ja tahta seda nagu nii kangesti valmis teha, kui tegelikult me teame, et see lõpuks ei liigu. Ja eesmärgid ka. Kui me ütleme, et rohelisemaks paneme asfaldi, see on ju vale. Sellist eesmärk me ei saa öelda, et see on eesmärk. Kui me ütleme, et rohelisemaks teha ja paneme asfaldi. Ja, aga selle terviklahenduse eesmärk on ka ma saan aru jah, et see on ka autodele võimaluse andmine, aga see on ka säästliku liikumise ehk siis ühistranspordi jalakäijatele ja kergliiklejatele võimaluse andmine, et samamoodi. Ja veel, kui me räägime ühistranspordist ja nii tuliselt kaitseme, et see soodustab ja parandab, siis kuskil peab olema mingi uuring ju. Ega nii ei saa, et kaks tükki seisavad vastastikku, üks ütleb, et see parandab, teine ütleb, et ei paranda. Kuskil peab olema mingi plaan või uuring. Palun näidake. Kas me oskame hetkel öelda, mis seis selle planeeritava ühistranspordiga seal on? Kas kuskil on midagi juba kinnitatud või on see selline ideefaas või kuidas me seda, on meil midagi täpsustada? Mina ei oska selle kohta praegu midagi öelda, aga võite kirjutada Olev Partsile, olevparts.tallinnlv.ee, kes siis vastutab ühistranspordi eest. Arvestame sellega, paneme selle siin kirja, annan inimestele edasi. Ehk siis see on ikkagi Tallinna Transpordiamet, kes sellega tegeleb ja hetkel projekteerimistingimustes tänase seisuga see teema ei kuulu, Merlin, on mul õigus? Nii palju on, et Transpordiamet on öelnud, et sinna on ette nähtud bussiliiklus, see on olemas. On meil veel mõtteid või? Me saame teha ühise pöördumise ja palume Pirita linnaosa valitsusel loobuda sellest projekteerimistingimuste taotlemisest üleüldse. Merlin? Selles mõttes jah, see on ka taotluse võtmine on alati tagasi ka võimalik, aga lihtsalt siis peavad olema teatud põhjendused ja üks võimalus on taotleja võtab tagasi, et siis eks seda siis tuleb siis arutada, kui see üldse ei ole sobilik variant. Aga ma lihtsalt näen, et paljud inimesed on ka selle poolt, nii et selles mõttes ei ole see ainult must ja valge. Et võibolla siinkohal ongi... Paljud te kuulsite ainult ühte, tänase õhtu jooksul te kuulsite ainult ühte, kes ütles, võib-olla kaks meesterahvast oli, kes ütles, et nad on läbimurde poolt. Nad ei ela selle läbimurde juures, nad elavad üleval pool Lauri teel, keda ei puuduta see läbimurre. Rääkige nende inimestega, kes elavad vahetult selle Lehiku tee läbimurde juures. Kuidas see neid aitab, nende probleeme lahendab või neid probleeme hoopis juurde tekitab. Tegelikult teil tuli natukene rohkem positiivset, et kui tuleb see arvamuste tabel, siis näete ka neid teisi arvamusi. Tagasiside, kõik tagasiside, mis on laekunud nii läbi linnaosa valitsuse kui ka läbi veebivormi. Ei kuule.
vabandust, kõik kogutud tagasiside koos vastustega pannakse üles kõikidele avalikult nähtavale. Nimesid me seal ei too välja, andmekaitseseadus meil seda ei luba teha, kuid kõik siis nii poolt kui vastuargumendid siis on pärast nähtavad veebilehel ja loodetavasti ka siis Pirita linnaosavalitsuses on ju. Jah, just, täpselt nii. Kas meil on veel mingeid mõtteid? Juhani, teil on käsi püsti, palun. Ja üks selline mõte on, et kui see läbimurre peaks tulema, siis tõenäoliselt Lehiku tee muutub Lasnamäe ja Viimsi vaheliseks transiitteeks. Mul ei ole mitte mingit kahtlust ka selles. Sest et autod hakkavad otsima kõige lühemat ja objektiivsemat teed punktist A punkti B. Rannikuteed nad ei kasuta, kuna see on liiga, ütleme, natuke keeruline võib-olla nende jaoks, aga kui tuleb Lehiku tee, siis see on nagu sõna otseses mõttes otse läbimurre. Nii Viimsi poolt Lasnamäele kui ka vastupidi. Ja kohalikele elanikele see nagu midagi juurde ei anna. Sest et kohalikud elanikud väga palju siit kaudu, ütleme, siin on Mananava maantee poole ei sõida. Kui siis arve, siis saab Ranniku teed kaudu minna. Aga enamus liiklus käib meil ikka linna suunas. Nii on. Aitäh, Juhani. Meil tuleb siit saalist üks mõte. Jälle ei kuule. Terviklahendus sellele. Meil on see lahendamata see küsimus sealt Merivälja teed Andrekse teelt sinna selle läbimurde Punase Jütini. Me ei tea sellest mitte midagi ja me arutame tee tõkiste üle. Okei, selle Lehiku teega on selline küsimus ja mure, et kas on olemas mingisugune terviklahendus või vaade, et tuuakse välja, et on juba mitu teelõiku, kus on jäänud justkui lõpetamata või edasi arendamata, et kas see Lehiku tee haakub mingi suuremat sorti vaatega või tulevikus kavandatavate lahendustega? Kaarel, on sul mingid sisendid sellel osas? Selles mõttes mul isiklikult, kuna ma olen projektijuht, siis mul seda vaadet ei ole, aga minu osakonna programmijuhtidel võib see vaade olla küll. Aga kindlasti võib-olla see pilt neil ei ole ka päris terviklik selles mõttes, et kui miski vajab tegemist, mingi lõik kuskil kõnnitee vajab veel rajamist, siis kindlasti me ootame seda sisendit. Et Pirita linnaosa valitsus võiks meile seda siis igal juhul anda. Palun, ja tuleb veel. Enne siis ära need põhjused. DTP-ga ja ei hakkaks ära need maad ja siis hakkaks nagu edasi tegema. Ja see bussipeatus, mis on tehtud, planeeritud oli sinna Lehiku teele. See on 20 meetri kaugusel praegusest bussipeatusest. Seda ei ole kasutusele võetud õnneks, aga mis see teha? Planeeritav Lehiku bussipeatus on olemasolevast 20 meetri kaugusel. Lehiku tee. Okay. Selle võtame arvesse ja selle, et ülejäänud lõigud vajavad tegemist, siis selle võite tegelikult sinna sama tagasiside vormi peale panna, et kuigi ta ei haaku otseselt selle konkreetse projektiga, siis me saame seda eraldi edasi anda. Ei ole kuuldav jälle.
no selle me oleme nüüd pannud kindlasti kirja ja toome eraldi välja, et meil on see kõnnitee jätkumure seal, eks ole. Just see kõnnitee jätkumure pluss ka eraomanikuga koostöö tänavalahenduse jätkumiseks, et see on kindlasti üks, mida vaadatakse üle. Lähme rikkume üks, kõik lisaks sellele, et me sealt veebivormi kaudu saab ametlikult tagasisidet lisada, pluss sinna saab panna juurde ka näiteks tegelikult mingeid faile või manuseid, näiteks fotosid mingitest olukordadest tänaval. Ekka see, mis me siin täna arutame ja läbi räägime, see läheb samamoodi sinna ettepanekute ja arvamustega kokku kirja. Ja kõik need asjad, mis otseselt lehikut ei puuduta, see võetakse selles suhtes eraldi ette, et vaadatakse üle, arvestame selle rannikutee ettepanekutega, nende muudega ja siis loodetavasti saame LOV-iga ka läbi rääkida, kuidas ja mis me saame veel eraldi teemaks võtta, on ju. Praegult, Martin, võtame teilt veel ühe viimase küsimuse ja siis hakkame täna otsi kokku tõmbama. Just, et mul oli lihtsalt kiirelt see, et teie selle lihtsalt kokkuvõtte peale, et lihtsalt, et selle Lauri tee osas, et see kuidagi sellest kokkuvõttest välja, et kes seal on siis, võiks kokkuvõtte olla, et see jääb nagu praegu sellest protsessist siis nagu kõrvale ja kui siis üldse võib-olla kunagi kauges tulevikus. Selles mõttes, et meie osakond hetkel küll näeb jah, et selle Lauri tee ehitamisel ei ole erilist mõtet. Et see detailplaneering ja üldplaneering näeb küll seda ette, aga jah, me otseselt ei näe, mis probleemi see lahendab ja me omalt poolt nagu oma raha sinna selle ehitamiseks suunata pigem ei taha, et on nagu teisi prioriteete. Okei, aitäh sulle, Kaarel, ja aitäh kõigile, kes esitasid oma tähelepanekuid. Praegult siis me nüüd lähme edasi niimoodi, et ootame veel 14. märtsini teie ettepanekuid. Mõelge siis läbi, mis jäi nii-öelda südamele, mida tahaks üle täpsustada. Projekteerimistingimuste eelnõu tagasiside vastused tulevad esimesel võimalusel. Me teavitame teid meili teel, kui need on valmis tutvumiseks ja üles pandud. Ning siis kõik, kes täna jätsid oma e-mailid ja kes osalesid siin veebi kaudu üritusel, siis me hoiame teid kursis, et mis seisus ja kuidas see edasiminek on. Nii et keegi ei jää selles suhtes järgnevatest etappidest ilma. Ja kui nüüd peaks juhtuma, et te näete, et midagi toimub selle lehiku teega, aga te ei ole seda e-maili või kirja saanud, siis kindlasti võtke ühendust nii Pirita LOV-iga kui ka kirjutage julgelt kaasamine tallinnlv.ee. Me vaatame, kuhu see poer maetud on ja anname teile infot edasi. Ma veebi teel ütlen kõigile praegult aitäh teile ja mõnusat õhtu jätku. Kristiina, igaks üks küsin, et sa ütlesid, vaata koha peal on inimestel võimalik oma e-posti aadress jätta, aga kas Teamsi kaudu on sul kõik siis olemas need kontaktid või tuleb see kuidagi eraldi jätta või? Teamsi kaudu peaks olema ka kõik salvestatud ja talletatud, nii et loodame, et on olemas. Selge. Ja aitäh. Nägemist.
jah, ega siin ju midagi ei tea. Mis sa rohkem? Mina ei tea. Meie maast ka nii keegi või? Ei tea, võib-olla see Terje istus seal saalis äkki, ma ei tea, aga ma ei kanna pead. Seal näitab seda nimeti küll. Aga meie majas küll. Veebis oli 26 mingi rekord. Siis ikka oli. Mida? Vähe jah, no inimesed on pastiivsed. Aga no meil on kiri tehtud, et kõikida sellest seda kirja ette ei loetud seal. Aga 26 on ikkagi päris hästi ju. No okei, seal ainult need seal läbimurret toeksaid need, kes siin lähedal ei ela. Need nõudsid. Ei, need ei nõudnud keegi, aga need ütlesid, jah, et see, see võib ju olla. No üks oli mingisugune, sellega öeldi ka, et need, kes siin lähedal ei ela, need jah, võivad siin teada. Näiteks ranniku tööle lähevad, need muidugi tahavad teada, et meil siin tuleks meie need ohvrid siin nende asemel. Aga ma ütlesin seal koos, et nii kui see läbimurre tuleb, see autod hakkavad otsima lähivad teed, Lasnamäelt Viimsisse vastupidi ja siit tuleb ka siit tee, ma ütlesin teile. Selle peale oli vaikus või? Keegi jõud midagi. See on selge, et see nii tuleb. Plus see, et see on eramaa seal otsas, seal, kus need peaks kõnniteed ja asjad tulema. See on eramaa ja see ei puutu üldse sellesse projekti praegu. Sealt peaks alustama tegelikult, et sealt oleks kõnniteed tehtud ja see... Aga selle kohta pole üldse midagi. Mul on läbi... See on TTP maa ja TTP on umbes meenutab natuke... Aga keegi seda sa ütlesid, et see on nii kitsas tee, siis tuleb see murusid ära ehitada. Et teha kahereale, nii et see inimese autot saab see parkimisest oli just, et see... Siis on aga see, et vihmaveed, vooluveed... No selle nad lahendavad ära, aga see... Aga rohepealinna... Parkimine on veel oma... Aga rohepealinna, siis rohekorda... Sellest räägiti, et see putuvad, need siilid ja muud lähevad sealt kõik üle läbi, käivad liiguvad, känesed ja kurat, kes need on kõik. Sellest oli ka juttu, aga no ma ei tea, see on jälle, et see ametnikud, detailplaneering on, et kunagi ammu nägime ette, me teeme ja näeme ette. Kelle huvides see on, kes on mingite kolegi Lasnamäe otsi huvides, kes saavad siit otse randa hakata sõitma või? Saavad veel auto ka siia parkida ilusti. Valijad peavad saama... Kuulete ette, mis siin suvel hakkab olema, nad leiavad ju kohe selle tee ülesse ju. See Google Maps hakkab ju kohe näitama, et sõike sealt. Ja. Oota, aga kas siis nagu kuulati või no jah, seega aitäh oli, aga see ühesõnaga. No ikka jah, me mõtleme, moodustame komisjoni. Teoorias võiks selle tee sealt otsast üldse kinni panna. TTP võib selle tee kinni ka panna, kui tahab. Paneb sinna kurat tara ette. Sealt on maa või TTP käes. Pidi olema TTP maa. See tee jupp kõik see maantee all. Jah. See on TTP käes, aga tuleb välja, et see on see tagumine otsa. No esimene ots, päris esimene ots. Rühtmikust maanteeni või? Ma näed siia kuhugi, ma ei tea.